Täna oleme kuulnud piibli lugemist juba prohvet Danieli raamatust ja täna ma tahaksin peatuda teiega ka Danieli raamatus. Aga enne seda ma soovin, et me kujutaksime ette ühte maailma valitsejat, kelle ego ei mahu enam ei tema paleesse ega temasse endasse enam ära. Sellised on täna, on olnud läbi aegade ja on ka Danieli raamatus konkreetselt üks mees, kellest me kohe loeme. Kas oskad ära aimata, kes see mees on? Lähme edasi. Ei kuule, aga saate teada. See on üks neist, kes on Babyloonia valitseja umbes 6. sajandil enne Kristust. Ta laseb püstitada hiiglaslikku kuldkuju, mis on umbes 20-25 meetrit kõrge ja läbimõõduga 2 meetrit. Ja see oli lihtsalt kunst, vaid selle loo mõte on selles, et see on tegelikult üks lojaalsustest 3 mehele, aga täna meile kõigile. Ja tolleaegse valitseja kehtestatud reeglid on väga lihtsad. Kui muusika hakkab mängima, siis peavad kõik põlvitama selle kuju ette. Kes ei põlvita, neid ähvardatakse surmaga ja nad hukatakse. Ja iga kord, kui see juhtub, langeb rahvas silmili, aga leidub 3 julget meest, Sadrak, Meesak ja Abednego, kes jäävad püsti seisma. Ja nad ei tee seda sugugi trotsist või tähelepanu vajadusest, vaid selle põhimõtte pärast, et oma Jumalat ma ei vaheta mitte millegi ja mitte kellegi vastu. Ja tänaseks me teame, et see kuldkuju oli pühendatud Jumal Mardukile või ka selle valitseja ülemvõimu kehtestamiseks. Niisiis oli see kindlasti ka vaimne tegevus, mis oli seotud poliitilise truuduse vandega. Ja loeme nüüd seda teksti, võtame oma piiblid, Danieli raamat 3. peatükk ja loeme esialgu salmid 1-18 osaliselt. Prohvet Danieli raamat 3. peatükk algusest. Kuningas Nebukadnetsar laskis valmistada kuldkuju, mille kõrgus oli 60 küünart ja laius 6 küünart. Ta laskis selle püstitada Tuura orgu Babylonias. Ja kuningas Nebukadnetsar käskis kokku kutsuda asehaldurid, ülemad, maavalitsejad, nõunikud, varahoidjad, kohtunikud, korravalvurid ja kõik linna ametikandjad, et need tuleksid pühitsema kuju, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstitada. Ühesõnaga, riigi tippametnikud said kõik kutse ühe kuju avamisele. Ja hüüdja hääl hüüdis valjusti. Teid rahvad, suguvõsad ja keeled kästakse. Niipea, kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, heitke maha ja kummardage kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar on püstitanud. Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse otsekohe tulisesse ahju. Seepeale astus otsekohe esile kaldja mehi ja need süüdistasid juute. On olemas juudi mehed, keda sa oled pannud valitsema Babyloonia maakonna üle, Sadrak, Meesak ja Abednego. Need mehed ei hooli sinust, kuningas, ega teeni sinu jumalaid, ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada. Siis käskis vihane ja raevunud Nebukadnetsar tuua need mehed kuninga ette. Ja need mehed tulid ja kostsid ja ütlesid kuningale, Nebukadnetsar,
selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi. Kui see peab olema nii, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa ja ta päästab meid tulisest ahjust sinu käest, kuningas. Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, meie ei teeni sinu jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada. Vaatame, kes olid need 3 mehest ja miks nad olid seal. Need olid juudi noored mehed, kes olid viidud Babyloniasse asumisele, nagu eestlasi on viidud Siberisse asumisele, kus püütakse muuta nende identiteeti ja vahetada nende usku. See oli väga otsene rünnak neile endile, nende identiteedile ja nende usule Jahve Jumalasse. Et nad hakkaksid kummardama ebajumal Mardukit ja Nebukadneetsarit ennast. Sellepärast, et babüloonlased olid Jeruusalemma vallutanud ja okupeerinud ja viinud sealt väga suure hulga inimesi vangi. Ebajumala kummardamine tol maal ja tol hetkel ei olnud üldse valikus, et kas ma tahan, vaid see oli kohustus ja kui sa seda ei teinud, siis ootas sind surmanuhtlus. Ja nii oli igal uusaasta pidustustel, pidi selle kuninga kuju ette järjekindlalt maha kummardama ja teda teenima. Aga siit me lugesime, kuidas oli selle kuju avamine. Tänase jutluse teema on jää sina seisma. Lugesime, kuningas oli raevus. Kuidas võib olla, et mingid sõjavangid tulles siia maale ja ma olen nad edutanud, sest nad on intelligentsed mehed, püüdnud neid aidata kõrgesse riigiametisse. Ja nüüd need mehed hakkavad mulle vastu. Ja kui need mehed on sellises olukorras, siis nad ei eelda, et Jumal päästab meid kindla peale, vaid nad ütlevad, meie Jumal võib, viidates Jumala kõikväelisusele, ta võib meid päästa. Aga isegi, kui ta ei tee seda, ega kummarda sinu kuju, siis meie jääme oma põhimõtetele kindlaks. Mu kallid, see paneb meid täna mõtlema, mind teie hulgas. See on usk, mis ei sõltu mugava karjääri ihalusest või mingist tehingust Jumalaga. Et Jumal, kui sina seda teed, siis ma kaalun. See on tingimusteta ustavus. Mõtle nüüd sina enda elus tagasi vaadates, mõnel hetkel äkki sulle meenub mõni selline. Ma mõtlesin oma elule. Mõned asjad tulid meelde. No alguses lapsena, see on selline poolnaljakas hetk, kus ma arvan, minu vanused kõik mäletavad seda, kuidas suruti meile vägisi rinda üks plönn, punane viisnurk, kus oli siis ebajumala kuju Vladimir Iljitš Lenini näoga. Mina pääsesin sellest suhteliselt kergelt, sest ma ei tea, vist isa käis koolis midagi selgitamas ja mind jäeti rahule. Ma ei tea, kuidas see ime juhtus, aga nii oli. Aga mu tädipoeg rääkis mulle, et nendele suruti ilma mingi selgituseta see plönn rinda ja siis nad läksid oma pinginaabriga esimene asi, kui vahetund tuli, viskasid selle WC-sse sealt kõige kaduva teed alla. Tõsisem olukord tekkis mul siis, kui ma hakkasin keskkooli lõpetama ja meid pandi kõiki usklik noore tol ajal valiku ette. Ja mulle öeldi väga konkreetselt, et kui sina, Tarmo, ei lõpeta oma klassikaaslaste noorte sündmustele kirikusse kutsumist,
siis ülikooli sa mitte mingil juhul ei saa. Me kirjutame sulle sellise soovituskirja või iseloomustuse, nagu tol ajal öeldi, et unusta ära. Muidugi ma ei loobunud, aga ülikooli ma lõpetasin. Ja tööalaselt meenub järjest need katsed lähevad just nagu raskemaks. Sellepärast, et eelmised on niisugused halenaljakad. Aga kui sellest võib sõltuda sinu sissetulek ja sinu perekonna käekäik, siis need küpsemaks saades ju on meil eluliselt vajalikud ja need mõjutavad meid, kogu meie perekonda. Ja kui sul perepeana on vastutus, siis see paneb sind mõtlema. Kui mõningad mäletavad, kui Eestis oli veel selline rahvusvaheline kontsern nagu Shell, mis kütust. Ja nad olid suures laienemise faasis ja otsisid endale ehitusjuhti. Seal oli üsna kõva konkurss ja mulle meeldisid rahvusvahelised kontsernid ja mõtlesin, ma proovin, ma tahan sinna tööle saada. Ja ma sain aru, et ma olen lõppvoorus ja siis on nüüd valiku küsimus. Ja ma tajusin, et just nagu vist on mind juba välja valitud. Ja siis tuli selle Hollandi mehe käest, kes mind intervjueeris, küsimus, aga mida te vabal ajal teete? Mis on teie hobid? Kuidas teie pühapäev välja näeb? Ütlesin, ma käin kirikus ja nädalases ka ja olen aktiivne koguduses. Ja siis tegi natukeseks hetkeks vaikseks. Ütles, et kuidas te arvate, et kas see võiks takistada teil täielikult pühendumast oma tööle? Ma ütlesin, et ma arvan, et mitte. Ja sellega oli meie vestlus läbi ja ma ei saanud seda töökohta. Sellepärast, et ma olen teinud oma elus üsna noorest peast alates sellise otsuse, et ma ei lähe kunagi tööle sinna, kus mind sunnitakse pühapäeval minema tööle või vähemalt isegi võimalust sellest oleks. Ja see kuulub Jumalale. Mida me veel teame nende 3 mehe kohta? Need 3 meest olid justkui aristokraadid. Nagu ma nimetasin, nad küüditati Jeruusalemma ja nüüd kuningas tahtis küüditatud rahvast justkui ümber programmeerida, panna neid samasugused testide ette, nagu mina kirjeldasin oma elust ja kindlasti on sinu elus neid teste ka. Küllap see on tuttav. Kui me mõtleme täna Ukraina rahvale, mis tehakse nendega, kes on sattunud vallutatud aladele. Tahetakse hävitada nende keelt, nende kultuuri ja teha nendest täiesti teine rahvus. Ja seda on meie Eesti rahvaajaloos piisavalt palju ette tulnud. Ja nii toimub siingi identiteedi lämmatamine. Nendelt võeti heebrea nimed, mis viitasid ainsale elavale Jumale Jahvele ja anti nimed, mis ülistasid Babyloonia ebajumalat. Ja nii elame meiegi täna täpselt samasuguses maailmas, mis püüab meile anda aseainet tõelise Jumala teenimise asemel. Kuid mu kallid, Kristuses on meie identiteet, mida ükski süsteem ei saa tühistada, kui me seda ise teha ei lase. Ja siin tuleb väga kirkalt esile sellise tehingu või tingimusliku usu lõpp. Need 3 sõna, isegi kui mitte, on selle loo võti. Kaasaegne inimene tahab üsna sageli Jumalaga sellist diili teha, kus ta ütleb, et Jumal, kui sina minu palvetele vastad, siis ma usun. Jumal, kui sina annad mulle selle töökoha, mida sa näed, et tead, et mul on vaja, no siis ma pühendan oma elu täielikult sulle. Jumal, kui sina annad mulle sellise auto, et mu pere sinna ära mahub ilusti ja mis kunagi mind teele ei jäta, no siis ma võib-olla sinuga teen midagi.
See on selline tehinguline kristlus, kus Jumal on justkui mugavusautomaat. Ja mu kallid, kui me esitaksime Jumalale tingimusi, pole me tegelikult aru saanud, kes Jumal on. Dietrich Bonhoeffer, kes oli natsirežiimi vastu seisnud mees ja suri lõpuks märtrina, on kirjutanud: Jumal ei ole hädaabinõu, vaid ta on issand keset meie elu. Ja selline usk on võimalik ainult siis, kui me vaatame ristile. Näeme seal Kristust, kes ei teinud isaga diili, vaid andis ennast täielikult. Kõik, mis tal oli. Kristus on see, kes annab ka meile täna väe usaldada Jumalat ka siis, kui ahi on köetud kõige kuumemaks, nii kuumaks kui võimalik. Kristlik mõtleja ja kirjanik, kes oli endine ateist muide, C.S. Lewis lisab: julgus ei ole mitte üks voorustest, vaid see on voorus ja vorm meie proovile panekuks. Ja siis saabub nüüd see kulminatsioon. On see ahjutest sellest loost. Te teate seda võib-olla üsna palju detailselt. Karistus on karm, ahi köetakse 7 korda kuumemaks kui tavaliselt, mis tähendab seda, et kuumemaks enam ei saa. Mehed seotakse kinni, visatakse tulle, mis oli tolle aja üks hukkamismeetoditest. Ja kuumus on nii tappev, et isegi hukkujad ise hukkuvad leekides. Kuid siis juhtub midagi seletamatut. Kuningas kargab järsku püsti ja küsib: kas me ei heitnud tulle 3 meest, aga nüüd on seal 4? Ja nad jalutavad keset tuld sealt täiesti tervetena. Mis oleks selle sündmuse tähendus meile täna? See lugu ei räägi meile täna ainult imelisest pääsemisest. See räägib ka sellest, et surve sulanduda massiga on väga suur meile kõigile. Tänapäeval ei pruugi olla see kuldkuju, ehkki kulla hind on praegu ajaloo kõige kõrgem. See võib olla ühiskondlik ootus ohverdada oma põhimõtted ja väärtused, Jumala teenimine, mis tahes teise ebajumala vastu. Peaasi, et mind saadaks edu ja heakskiit. Ma oleksin ühiskonnas lugupeetud inimene. Ja küll ma siis Jumalaga ka ikka kuidagi oma asjad ära korraldan. Teine asi, mida ma tahaksin siit esile tuua, on see, et Jumal on sellistes olukordades meie kõigiga seal tule keskel. Jumal ei hoidnud neid mehi, et nad ei satuksid sinna ahju. Ta oleks võinud. Aga Jumal läks ise koos nendega sinna ahju, niinimetatud 4. mehena. Ja see ütleb meile täna, et meie vabadus Kristuses on sisemine, mitte alati väline. Sest need 3 meest seal ahjus olid vabamad kui need 1000, kes hirmust värisedes kummardasid selle ebajumala kuju ette. Ja see 4. mees meiega sellistes olukordades tulises ahjus on Jeesus Kristus ise. Samas siis Lewis ütleb, Jumal karjub meiega valudes. Tema on meie megafon. Kristus on Jumala megafon, mis täna hüüab meile, sa ei ole üksi. Ja sageli see ahi on ainus koht, kus meie köidikud põlevad läbi, aga me ise jääme terveks, sest Kristus hoiab meid seal. Tema astus meie eest suurimasse tulle, patu ja surma tulle, et meie ei peaks kunagi sealt üksinda läbi minema, sest me ei suudaks. Ja lõpuks astuvad need mehed tulest välja ja neil pole isegi suitsulõhna juures. See on ustavuse võit, mis pani
isegi muistse maailma kõige vägevama kuninga tunnistama, et on olemas vägi, mis on väärtuslikum kui kuld ja tulesurm. Ja loeme nüüd selle teise osa siit sündmusest, Danieli raamat 3. peatükk, salmid 24-29. Siis kuningas Nebukadnetsar ehmus, tõusis kähku üles, kostis ja ütles oma nõuandjale: eks me heitnud 3 meest tulle. Ja nad ütlesid kuningale: tõepoolest, kuningas. Tema kostis ja ütles: vaata, ma näen 4 meest vabalt tules käivat ja neil pole midagi viga. 4. aga on välimuselt jumalate poja sarnane. Siis Nebukadnetsar läks tulise ahju ukse juurde, hakkas rääkima ja ütles: Sadrak, Meesak ja Abednego, kõrgema jumala sulased, astuge välja ja tulge siia. Siis tulid need mehed tulest välja. Ja Nebukadnetsar kostis ja ütles: kiidetud olgu Sadraki, Meesaki ja Abednego Jumal, kes läkitas oma ingli ja päästis oma sulased, kes lootsid tema peale ja astusid üle kuninga käsust. Ja nüüd antakse minu poolt käsk, et igaüks, olgu mis tahes rahvusest, suguvõsast ja keeltest, kes kõneleb häbematult Sadraki, Meesaki ja Abednego Jumala kohta, raiutakse tükkideks ja tema koda tehakse rusuks, sest ei ole muud jumalat, kes suudaks nõnda päästa. Me näeme, et eliidile mõeldud selle kuldkuju sissepühitsemise tseremooniast saab tegelikult lõpuks Jumala vägevuse ja kõikvõimsuse demonstratsioon. Ikka sageli muretseme, et no ei tea, kas Jumal ikka tuleb toime. Äkki me saame ise kaasa aidata, aga pole mõtet, tühi vaev. Ja ometi seisame meie kõik, võib-olla juba järgmisel nädalal Tuura tasandikul, või saame selliseid ilusaid kutseid kuldkujude sissepühitsemistseremooniatele. Tänapäeval on võib-olla see Tuura tasandik meie kontorites või meie sotsiaalmeedias. See võib olla kiusatus kummardada heakskiidu kuju, surve vaikida ebaõigluse ees, et vältida tühistamist, võib-olla ka sotsiaalset isolatsiooni. Aga Kristus valis hüljatuse, et meie kõik täna siin võiksime kuuluda Jumala perre. Aga see võib olla ka edukuse ja saavutuste kuju. See on usk ebajumalasse, et minu väärtus võrdub minu tulemustega, minu produktiivsusega või mis positsioon mul ühiskonnas on. Aga mu kallid, evangeelium ütleb meile, et meie väärtus on Kristuse veres ja tema risti surmas. Ja üksnes tema armust on meil ligipääs Jumalale. Aga see võib olla ka mugavuse või ükskõiksuse kuju, mida me kummardame, sest meil kõigil on kiusatus ohverdada vahel väärtusi mugavuse nimel. Kristus on jätnud meile eeskuju. Tema loobus taevasest mugavusest, et astuda alla selle maailma pimedusse. Kui selles loos astuvad mehed tulest välja ja neil pole isegi suitsulõhna küljes, siis ma soovin, et see lugu tuleks meile meelde, nagu Terje väga praktiliselt täna meile tõi näite oma elust. Ja ütleks meile seda, ärge hakake tegema Jumalaga diile, sest see kindlalt lõpetame kibestumise suitsulõhnaga. Aga kui me usaldame teda läbi Kristuse, siis me saavutame sellise vabaduse, mida maailm meilt võtta ei saa.
Mulle meeldivad need kaks meest, nagu te olete aru saanud, Dietrich Bonhoeffer ja C.S. Lewis, ma võin lõpmata nende mõtteid lugeda. Ja Bonhoeffer ütleb, Kristus ilma jüngriks olekuta on Kristus ilma Jeesuse Kristuseta. Kristuse järgijaks olemine tähendab püsti jäämist siis, kui kõik teised kummardavad. See tähendab teadmist, et meie päästja on tegelikult võitnud selle maailma. Hoiame seda lugu meeles. Ja jääme nüüd vaikseks. Ja püüame küsida terve järgmise nädala jooksul, mis võib olla see muusika, mille saatel maailm ootab meilt, et meie kummardaksime. Mõtleme sellele. Millised on minu kiusatused? Ja peame siis meeles, et me ei pea kartma seda tuld, sest meil on tules kaaslane, kes on tulest vägevam. Jää sina seisma, kui kõik teised peaksid kummardama. Ja nii nagu me tänases piibli lugemises ka kuulsime Efesose kirjas 3. peatükis 21. salmis, sest temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni. Tema üksi väärib seda. Vaata Kristusele, kes seisab sinu kõrval, sinu elu igas olukorras. Aamen. Me palvetame ja ma palun, et me tõuseme. Püha Jumal, me täname sind, et sina läbi aegade oled olnud inimese poolel siis, kui meie tahame olla sinu poolel. Me palume, et sa annaksid meile täna kõigile julgust jääda püsti. Me palume seda vaimset selgroogu mitte kummardada mis tahes kuju ees, kui meil avaldatakse survet ja nõutakse, et me peaksime ohverdama kõige kallima usu sinusse. Issand, me palume, et sa vabastaksid meid sellisest tehingute tegemise usust. Me palume, et issand, sa puhastaksid meie südamed diili tegemise kiusatusest ja õpetaksid meid usaldama ka siis, kui võib-olla see olukord ja see lahendus ei vasta meie ootustele. Me palume seda armu, et me võiksime ebajumalad ära tunda oma elus. Palume täna kõik seda vaimset selgust, et näha oma elu neid kuldsambaid ja nendest loobuda. Tuleproovid meile tulevad, selles ei ole kahtlust. Aga me võime minna neile vastu, teades, et me oleme sinu ligiolus ja kogeme sellest tules sinu lähedust. Me palvetame täna kõigi eest, kes on kodus haiged, kes tahaksid täna olla meie perekonna osaduses ja sinu laua osaduses, kes täna on haiglates, kes on leinas, kes on stressis, selles tulises ahjus. Me palume, et nad märkaksid enda kõrval seda 4. meest, sind. Ja lõpuks me palume, et kogu meie järgnev elu oleks kui tunnistus ilma suitsulõhnata. See me palume sinult seda armuga ja läbi rasketest aegadest ilma kibestumise ja vihata. Et meie süda ja kogu meie elu oleks täidetud tänuga ja sellega, mida sina meile oled teinud, issand, et sa oled surnud meie eest. Olgu su nimi kiidetud, maa ja taeva looja. Aamen.